Jüri on mees, kes on vangis istunud üle 20 aasta ja tegelikult nende aastate jooksul on ta ka vangis olles valmistanud igasuguseid huvitavaid asju. Ja täna sellel antud hetkel on ka Jürile antud eraldi koht, kus ta saab valmistada igasugust käsitööd ja asju. Nii et tänane uudis ongi sellest, kus me vaatame üheskoos, millega Jüri tegeleb ja millised on tema hobid ja huvid. Ma tean nii palju, kui ma mäletan oma vanaema, ema, isa, õde, siis kõik on käsitööga tegelenud. Ja isa muidugi oli kõva kunstnik, graafik, akvarellist. Tema õpetaja oli Günther Reindorf, mis ütleb paljudele eestlastele palju. Ja isa käest vist olen õppinud, eks on geenides ka kindlasti. No see on nüüd ainuke minu isast jäänud mulle siis maal, mis on minu käes. Muidu neid on üle Eesti palju, eriti Muhumaal, kus mu isa oli siis pärit. Igas Muhu talus, ma arvan, on üks isa akvarell. Aga see on siis Tempera, see on kuskil Komimaal 50-ndatel. Isa istus Siberis pikalt asumisel. Oli nii-öelda poliitiline vang, poliitvang. Isa ma nägin siis, kui ta veel elus oli 97-ndal ja Kuressaare haiglas. Võib-olla paar tundi enne, kui ta hakkas teise ilma minema. Ja etsime kuidagi, tal oli pindmine kooma ja etsime kuidagi nii väga sõbralikult hüvasti. Jüri, kumb paremini joonistab, kas sina või su isa? Oi, mul on, ma ei tea, mina olen väga halb kriitika, aga ma arvan, et mul on palju õppida. See on veel ka veel pooleli postkaarte ja jõuludeks. Ja siin on ka mõned jäänud, mõned akvarellid. Minu näputäis on siin all ka. Siin on isegi mõned on näitustel kuskil kunagi olnud. See on üks esimesi, mis ma hakkasin proovima Ämarja vanglas, kui ma veel istusin. Jõelähtme kirik. No erinevad siuksed variatsioonid talve. Väiksed taiesed. Kust kohas siis seesama klaasi ja selle vitraaži nagu tegemise niisugune lembus või igatsus või tahe üldse tekkis ja sündis? Mind on alati köitnud suured katedraalid, kirikud. Ja ma nüüd mõtlesin täna, kas see oli Kölnis, kui ma olin suures katedraalis, või oli Jumalama kirik Pariisis, emba kumba, ja seal mind lummas täielikult see nende akende vitraaž. Ja nüüd siis olles siin programmis, ma just mõtlesin, et mind hirmlasti see klaas, nagu mul tuli kogu aeg jälle meelde ja küll ma otsisin neid klaasitükke, siin Lootuskülas ei ole ühtegi värvilist klaasitükki, nüüd peale seda, kui mina siia nüüd toon. Et kus ma saaksin, mul oli jootekolb ja tina ja oli jootehape. Et ma tahtsin neid kokku panna ja vaadata, mis tulema hakkab ja ma ei saanud. Ja enne kui ma siis sai programm läbi, siis ma juba nii-öelda ründasin juba vanalinna klaasikodasi. Proua Dolores Hoffmanni klaasikoda, kus ma sain siis meister Joosepi käest peoteist klaasikilde, ütles võta ka rohkem, lähevad niikuinii ära viskamisele ja siis on mul klaasikilde ja siin ja ma lausa seljakotiga tassisin kilode viisis, et neid klaasikilde ja küll ma olin õnnelik, ma tulin rongiga koju ja. Milline töövõte selle vitraaži tegemisel on kõige tähtsam? Jaa, kõige tähtsam on klaasi lõikamine, klaasi töötlemine. Kuna klaas on ju väga abrassiivne ja väga habras, siis teda tuleb töötada ainult teemantiga.